6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist. Tärrista mõnuga, Roland. Tere kõigile 6. käigu podcasti kuulajatele. Gunnar Lehest ja Roland Poom endiselt stuudios ja endiselt räägime Monte Carlo rallist. Nüüd on vist küll täies hoos see rallihooaeg ja ei saa öelda, et oleks igav. On üpris põnev. Juhib meil, olgu see ka ära öeldud, 8 kiiruskatse järel. No kes muu kui Sébastien Ogier, praktiliselt oma koduhoovis sõitev prantslane, jahib 9. jah? 9. jah, tere minu poolt ka kõigepealt. Ja 9. Aga enne kui me hakkame üldse rääkima Sébastien Ogierist ja kõikidest teistest tegijatest, räägime Serderiidisest ja... Oota, ma tahtsin... Ise tahtsid rääkida või? Tahtsin ise alustada. Pane sina. Serderiidise ja tema kurikuulus pilt siis. No tegelikult ikkagi tahtsin öelda, et meil on siin elevant ruumis, aga sa juba elevandi tõid ära. Päevateema, mis on meeli köitnud ja erutanud üle terve maailma rallifännide seas ja ma arvan, et ulatub ka kaugemale rallimaailmast, et seda on märgatud sotsiaalmeedias, sellest on tehtud meeme. Nüüd tänapäeva meemid on ju põhimõtteliselt TikTokis, eks? Videomeemid. Selleks on TikTok'i videosid tehtud. Mis mulle meelde jäi, et nad vaatasid seal, mingid eestlased on teinud selle, vaatasid selle Serderiidise minekut ja siis läheb see DiCaprio klipp peale, et pane tagasi. Oli jah, ma nägin seda, see oli päris hea. Aga suht raju värk, et me oleme näinud siin Mats Östbergi naisfänne raja ääres Soome rallil aastaid järjest, aga see on... Ma loodan, et ei olnud väga külm. Oota, aga kindlasti on nüüd meil mõni kuulaja, kes ei saa üldse aru, millest me jutt on. Räägi sina oma. Asi lihtne ja loogiline. Oli tõenäoliselt üks noorpaar metsal ja sel hetkel, kui vanameister Serderiidis mööda sõitis, siis noored natuke hullesid. Ja mitte, et kahekesi seal hullad oleks, vaid kõik sõbrad vaatsid pealt ja sõbrad vaatsid tegelikult, mis mina arvan, nad imiteerisid seda. Muidugi imiteeriti. Seal on külm ju, see oli ju eile öösel põhimõtteliselt. Ei, aga lõbus vaheseik. Aga äkki olid Serderiidise fännid, kes tahtsid, et Serderiidis ka natukene feimi juurde saaks? Võib ka nii olla, jah. Sest kes see muidu siit Serderiidist, kus sa siit leiad protokollist, eks? Keegi pane tähelegi, keegi räägi muidu tast. Viimasel kohal praktiliselt. Aga see teema on ka siis ära räägitud. Nii, saime sellest jagu, aga ma ei läheks siis edasi sellega, et Sébastien Ogier, kes vahet ei ole, on mingi hübriid all või ei ole, vahet ei ole, mis auto tal isegi on, ma arvan, ta võib siin traktoriga ka katsed võita, aga igatahes katsevõidul on täna marssinud, natukene on siin teistele ka lõbu jätnud, aga juhib juba rallit 36 sekundiga Kalle Rovanpere ees ja 37,9 sekundiga Thierry Neuville ees. Ott Tänaku vaatest ei ole ka midagi hullu, korralikult punktid hetkel tulemas ka 4. koha eest, 54,2 sekundit kaotus temal Ogier'le, aga ralli on veel oi kui pikk ja juhtuda võib oi kui palju. Loodame, et meie meestega ei juhtu. Ega tegelikult teistelegi halba ei soovi. Ja ei muidugi, alati on lahe. Neid ralli üks autos on niigi vähe, et kui sealt keegi hakkaks ära pudenema, siis läheb jube kurvaks asi, aga Sébastien Ogier tegelikult need Monte olud, mis täna olid, et tegelikult ei olnud ju mingit libedat ega midagi, vaid korralik asfaldiralli ja seal ilma hübriidita tegelikult, me võime ikkagi päeva kokkuvõttes öelda domineerida. Päeva lõpp jah, oli tal kuidagi vähe rahulikum, aga 36 sekundit on ikkagi korralik vahe sisse sõidetud täiesti puhastes oludes, et see 80 kilo lisakaalu, mida ta niisama kaasas vedas, et me näeme, et see teda nagu väga ei morjendanud ja korralik, ikka väga-väga korralik avaldus jälle, et Sebastianid tulevad ja näitavad, kuidas Montes sõitma peab. Ja, tehke järgi. Võtaks korra ühe kõne. Võtaks selle niimoodi täitsa laivis kõne, et üllatame meil Jaan Martinsoni ka, kes on tublisti artiklid ikkagi vorpinud sealt koha pealt, püsitanud siin küsimusi, et kas Monte Carlo ralli baas üldse peaks olema Monte Carlos. Mis sina arvad? Jätaks sinna või?
Muidugi, sa oled käinud seal või? Olen. Mega lahe on, kui sa lähed sinna, see alustades sellest, et see kogu see nii-öelda legendaarne F1 rada seal mööda linnatänavaid kulgeb, aga ka see service park niimoodi keset linna on ikka ülimalt lahe. Jaa, fännidel ka kindlasti väga meeliülendav, aga ei saa vist Jaaniga jälle ühendust või? No vaatame, kas tuleb või ei tule. Aga jaa, kindlasti Monte peab jääma sinna, kus ta on, see service park, see jahtide vahel seal, no see on lahe, see on mega äge ja eriti hooaeg alustada sellisest kohast, no nii on ja nii peaks jääma. Hallo, ja oleme ühendust saanud mitte küll telefoni, vaid seekord Skype'i vahendusel Jaan Martinsoniga, no otse pressikeskusest. Jaan, kuidas tänane päev on meeldinud? Noh, ütleme niimoodi, et kahetised tunded, et üks asi, et Ott Tänak ei ole põrunud, aga teine on see, et ta ei ole ikkagi poodiumi heitluses praegu oma sõiduga küll sees, et kui sa vaatad neid splitte, siis katse esimene pool annab võib-olla lootust, aga siis tuleb kuskil mõne kilomeetri jooksul 2-3 sekundit vahet juurde ja ongi taas võimalused läinud, et ega siin ei oska öelda, ootame, kui ta meediatsooni tuleb ja ega ta vaevalt ise ka nagu täpsustama, ma arvan, et ei hakka, et milles on probleem, nagu ta ise ütles, et auto ei ole reissi, ehk siis konkurentsivõimline, nagu ma asjast aru saan, et mugav on sõita küll, aga kuskilt on midagi puudu, kas siis nüüd tippkiirust või võimsust või kuskil seadeid on vaja natukene muuta, ei tea, see ralli on ikkagi sedavõrd keeruline värk, et võib-olla lihtinimene sellest aru ei saagi ja teine asi, kui palju nüüd Tänak seda rääkida tohib ja üldse. Aga päev kokkuvõttes oli sealt nagu koha pealt ka nagu põnev jälgida, et me ikkagi esimene ralli, okei, mingid suuri avariisid ei ole, aga ikkagi siin ja seal midagi toimub. Ütleme niimoodi, et siin pressikeskuses ja Monacos olles, et sealt nagu suurt midagi näha ei ole, pressikeskus oli üsna tühi, eks igaüks vedeles võib-olla oma hotellis ja võib-olla mõni käis katsetel ka, aga need katsed on ju siit 200 kilomeetrit eemal, homme isegi umbes 300 kilomeetrit eemal, nii et isegi rehvivahetusse, kus oli ka meediatsoon üles seatud, et ma ei usu, et sinna eriti keegi üldse läks isegi, ütleme, WRC TV ka ei läinud kohale sinna, et eks arvuti kaudu tuli jälgida ja mis esimesed mõtted olid ikka see, et Toyota on võimas, sest see ei ole ju mingi Monte Carlo ralli, see on tavaline asfaldiralli, kuiva asfaltiga sõidetakse siin-seal, on natukene musta jääd, umbes 2-3 meetrit lõiku ja Toyota võtab isegi kiiruskatsetelt 4 võite ja kui me vaatame, kuidas Takamoto Katsuta sõidab, siis täiesti konkurentsivõimeliselt, et tal on siin väiksed probleemid olnud ja muidugi öökatsetel ta kaotas kõvasti aega, aga kui neid öökatseid poleks olnud ja võtame ainult tänase päeva, siis Toyotad on tõesti kuidagi kahtlaselt teistest ees. No aga Ott 4. koht tegelikult, kui sa just eelmise aastaid võrdled, siis igati rahul peaks ju 4. kohaga olema, et hooaeg ei alga vähemalt nulliringiga. Ootame ära nüüd, meil on pool rallit. Absoluutselt, jah. Jah, et siin kellel oli probleeme oli siis Otil, kellel oli siis neljapäeval seal mingid probleemid elektrisüsteemiga ja siis Lubeel ütles roolivõim üles. Et teistel, Evansil oli rehvi vahetus ja see on see põhjus, miks ta Oti selja taga on. Et loomulikult oleks hea, kui 4. koha punktid kätte saaks, võib-olla isegi 5. koht oleks okei täiesti, aga just see, et ega Ott ei ole väga õnnelik, et ta ei saa ise võidelda praegusel hetkel selle autoga poodiumi koha nimel, aga vaatame, äkki homseks annab midagi asju parandada ja aga teine asi on just see, et ega siit tuleb nüüd edasi vaadata, et milles see Toyota
kiirus tuleb, noh, nad ju uuendasid endale aerodünaamika paketti ja nad tegid seal mitmed väga põhimõttelised muutused, eks nad võtsid auto küljelt jahutuskarbid ära, mis siis seda hübriidsüsteemi jahutasid ja paigutasid need teise kohta niimoodi, et sealt oli väike võit, et no, jõuallikat on võib-olla täiustatud ja eriti eelkõige Hyundai peaks, noh, loomulikult M-Sport ka, aga kui Hyundai tahab olla suures mängus ja võidelda, noh, mingi tiitli nimel, siis nad peavad ikkagi kõvasti kuuma andma ja oma autot arendama veel. Aga olgem ausad, kas me ootasimegi, et me tegelikult ei oodanud, et Ott hakkab esimesest katsest peale, esimest rallist peale uue autoga kohe lammutama, et see kõik ju, nagu Ott ise ütleb, nende baasseadistuste kohta võtabki ju natukene aega. Ja ei, no seda küll, kui me vaatame, eks, et kuidas on praegu Esa-Pekka Lappi hädas selle Hyundaiga, et siis küll, kui me vaatame, eks Toyota mehed on ju kõik istunud Toyotas, eks. Et nad on selle autoga kenasti harjunud, aga tõesti, no võt siit peabki nüüd Otilt küsima, et kas siit saab nüüd edasi minna, kas ta saab siit piisavalt infot selleks, et seda autot kiiremaks saada. Jaa, 19.30 hakkad Otiga ise rääkima või vabandust, natukene hiljem Eesti aja järgi. Aga noh, umbes seal 8:30 paiku tasub Delfi Spordist Jaani videointervjuu Otiga ikkagi üles otsida. Mida sa kavatsed küsida Otilt? No eks ma küsingi seda esmalt päeva kokkuvõtted, et millise tundega ta nüüd selle päeva lõpetas ja sõitis. Teine asi küsingi, et kui palju ta saab sellest rääkida, et miks see auto ei ole reisi ja mida nüüd siis nad kavatsevad selle hoolduspausi juures teha. Kavatsen küsida ka seda, kui palju ta seadid muutis kiiruskatsete vaheajal ja kas ta katsetas nii üht kui teist ja kuidas ta oma rehvi taktikaga rahul on, et ta kasutas üsna palju pehmeid rehve, täna rohkem kui teised ja ta läks nagu täiesti teistest erineva rehvi taktikaga välja, teised võtsid ju sama palju superpehmeid kui pehmeid kaasa, aga Ott sisuliselt ainult õhtupoolikul võttis 4 pehmet, 1 superpehmet. Et miks ta sellise valiku tegi aga noh, ega teine asi on ju see, et kui palju meil siin aega rääkida on, siin on meediapaus on tegelikult ainult ju 10 minutit ja siin on ju kõik on Otil nagu hagijad kallal, et ma ise loodan, et kui 2 minutit temalt kätte saaks, oleks ju üsna hea. Ja lõpetuseks, mida seal maal siis räägitakse Jordan Zerderidise kuulsast fotost ja kohtumisest selliste toredate fännidega raja ääres? No ma arvan, et siin rallipargis me oleme kõik nii sündsad inimesed, et me niisugusi labaseid asju ei räägi. Labaseid asju ei räägi, aga muidugi on ääretult lahe on vaadata neid meeme ja ühe meemi peale ju sattus ka Ott Tänak ja kui te olete tähele pannud, eks Ott Tänak ja siis Martin Järveoja veel, et tähendab ühesõnaga meem oli siis niimoodi, et nad kõik kambakesi vaatasid, uurisid midagi mobiiltelefonist, eks, ja siis mobiiltelefoni ekraan, et nagu nad oleksid uurinud seda, kuidas seal inimesed seda, ma ei saaks öelda, et vana inimeste asja ajad. No imiteerisid. Jah, sest vanad inimesed seda asja enam väga ei aja, et liiga vanad juba. Kuule, aga olgu, edu sulle, valmista ette Otiga intervjuu ja homseni, mis seal ikka? Homseni, teeme nii. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. No nii, sellised jutud siis Jaan Martinsonilt, nagu öeldud, Delfi Spordist varsti minge otsige, kui te juba kuulate meid natukene hilisemal ajal, siis see video on ilmselt loodetavasti juba ilmunud. Lubame siin suure suuga välja, juhtub hoopis, ma ei tea, Jaanili salvesta või selline tüüpiline fotograafide ja videoreporterite eksimus. Ma üritan siin oma mõtteid saada eemale. Ei saa, sest vana inimesed seda asja enam ei aja.
aga olgu, liigume rallijuttude juurde tagasi. Liigume rallijuttude juurde edasi ja kui nüüd rääkides päeva tipphetkedest, siis mida me ikkagi tipphetkeks loeme? Mina ütlesin, et ma loen seda Sébastien Ogier ikkagi võimutsemist, aga vahejuhtumid? Jaa, ma olen selles mõttes nõus, et eriti teeb selle asja nagu eriliseks hübriidi puudumine, aga 5. katse juhtumised, ma arvan, kindlasti tuleb ära mainida, mis toimus, et kõigepealt Kalle Rovanpera selline kohe stardist põhimõtteliselt esimene vasak läks alt ära tagaotsa ja raja piirides seda sõitis, seal tükk lendas, aga sildi jäi tagant sirgeks ja ref katki renni, et tegelikult tema poolt midagi juhtunud. Sama katse peal Lube off. Muideks, lihtsalt vahele siia juurde, et üli tore oli kuulata siis Tire Fitting Zone'is intervjuud Lubeega, kus küsiti, et kas roolivõim läks ennem offi või pärast. Ja ta ütles, ütleme, väga sellise täiskasvanuliku suhtumisega, et ma ei oska öelda, ma ei vasta sellele küsimusele, sest ma ei tea, ma ei saa aru. Ja kui ma ei tea, siis ma ei vasta sellele. Et kui võtta nüüd, kuidas oleks Solberg sellele näiteks vastanud, siis ta oleks öelda, et kurat, see auto ei liikunud, ei keeranud, ei pööranud kuhugi ja sellepärast sõitsin välja. Et mulle tundub, et Lube on väga kuidagi, võtab asja kuidagi väga täiskasvanulikult see hooaeg ja ei olnud tal hullu midagi ja tegelikult surub seda päeva siin lõpuni ilma rooli võimuta, mis on täiesti kohutav tegelikult. Montes. Jah, väga keeruline. Et tegelikult ta pani talvereffid alla. Et natukenegi pehmem see esiots oleks, et oleks keeratavam. Nii et see kindlasti üks selline ärev moment täna. No reffide säästmine tooks ikkagi välja ühe märksõnaga. Mõned saavad siin paremini hakkama, mõned halvemini. Aga minu meelest on Sébastien Ogier ja kõik teised. Et Sébastien Ogier saab hakkama ja teised ei saa hakkama selles mõttes, et kõik teised räägivad sellest, et reffid saavad otsa Sébastianil kuidagi, vahet ei ole, mis ta ütleb, aga tulemused näitavad, et tal reffi on. Et eks ta on jah, see vaata, paljud läksid siis peale Fordi vist kõik olid, et 3 softi ja 3 supersofti ja see supersoft, selles mõttes ma ütleks, et M-Sport tegi nagu parima valiku isegi, et see supersoft ikka läks ikka jube vedelaks ja sai otsa, et refi valik kindlasti oli täna ka jah, selline võiks öelda, et teema, mida sai päeva jooksul arutada päris mitmeid kordi. Ega eilsed katsed ju ka väga sündmuste rohked, seal oli ikka kohti, mis olid, ütleme, moodsas keeles trikid. No jah, see üks vasakkurv eriti, kus Serderiidis ja Neville mõlemad välja panid, et läks õnnelikult Neville'i poolt vaadates siis eelkõige, et see ref välja peale jäi, sest tegelikult üpriski jooga minek oli seal välja, nii et jah, aga kui me nüüd võtame Monte kokku, siis Monte poolt ikkagi vaadates üpriski sündmuste vaene on ja tegelikult ka nagu Jaan ütles, et mis Montes on, et lund jääd väga ei ole, et meil on siin õige Monte on ikka see, kus neljapäeva õhtul juba esimesed mehed on väljas 20 ja 30, et saaks üldse finississe. Just, et tegelikult seda nagu tahaks kindlasti näha rohkem, et või tahakski näha Montes seda rahulikult seal kuidagi hakkama saamist, et see on põnev. Aga jah, sellist actionit ilmselt nagu Montest ootaks ei ole olnud. Aga Otist natukene pikemalt rääkides, ütles viimase katse lõpus, et autoga on mugav sõita, aga pole piisavalt konkurentsis. Loodetavasti areneme järgmiste päevadega edasi. Jah, võtabki päeva selles mõttes kokku, võib-olla jätab midagi sihilikult ütlemata, rääkimata, et kindlasti ta teab, miks Jaa, ei muidugi teab. Miks ei ole auto piisav konkurentsis? Jaa, kindlasti teab. Seal ei ole küsimuski. Aga selles mõttes, nagu ta ise ka ütles, et tähtis on lihtsalt Montest mingid punktid kätte saada ja edasi Rootsi liikuda ja tegelikult ka see 3.-4. Rootsi startida on ju ideaalne. Et kui nüüd vahepeal veits tööd teha auto seadistusega kõige muuga, mis siin Ott välja toob meeskonnale, siis see stardipositsioon, kus Rootsis peale minna, on, ma arvan, ikka kõige ideaalsem selline kuskil ongi 4, võib-olla isegi 5, on ju. Et taktika mäng arvada? Mitte seda, aga ma arvan, et lõpuks, mis iganes see tulemus seal on, loodame, et tuleb see, nagu seda täna on ju 3., 4. Et see oleks Rootsi jaoks ideaalne, nii et siin ei tasu nagu väga kurb olla sellest, mis tulemus siin on ja mis see kaotus tegelikult liidril on. Et esimene ralli M-Sportiga, see on okei.
Lähme vaatame sellest finišiprotokollist edasi, tänase päeva finiši. Elvin Evans 5. koht, natuke peab tõusma, et minu ennustuse koht nagu kätte saada. No ta oli teine. Kolmas. Sa panid kolmandaks, et ta oli ju teine päris tükk aega täna. Ja ref läks katki ja ega seal ei olnudki midagi teha, seal tuli pea 1,5 mintsa vist kaotus, kui ma õigesti mäletan, nii et minut 3 äkki, et väga kahju, sest Oog oli peal ja tundus, et see vana Elfin on tagasi, kes 2021 tiitli nimel võitles, et kahju. 6. koht Tanis Ordo Evans kaotab siis minut ja 2,3 sekundit, Sordo kaotab liitrile minut ja 30,2, ütles viimase katse lõpus, et tunne pole paha, aga aeg on. Põrkame tee peal pidevalt, raske on õiget sõidujoont hoida, peame midagi teistmoodi tegema. Kas nemad peavad midagi teistmoodi tegema või mehaanikud peavad autoga midagi teistmoodi tegema, et auto ei põrkaks niimoodi? No mehaanikud ilmselt ei tea, mida teha, nad peavad ütlema mehaanikutele, mida teha, et see ongi nende töö. Aga no Tanis Ordo tulemus on küll pettumus, kindlasti pettumus. Et siin ei ole isegi nagu midagi ilustada tegelikult. Ja kui ka katse aegasi vaadata, siis lappi ikkagi nagu tuli vähemalt sama hooga päris palju. Et jah, tänase päeva kokkuvõtteks lappi on andnud ära aega kokku ligi 30 sekundit Sordole, aga Sordo peaks olema vähemalt seal ma arvan, et top 3 lähedal võitluses sees, aga täna see hoog on kindlasti selline, et minut on aeglasem, et seal mängus sees olla. Vaatan, et meie ralliblogis Katsuta katse lõppu intervjuud ei ole, aga eelmise katse lõpus ütles, et katse alguses saab laial teel suure kiirusega sõita, ütles siis eelmise katse kohta ja kitsastel lõikudel pole ma nii enesekindel, aga koht on Takamoto Katsutal 7. ja kaotust, Sordo on löögi ulatuses, ütleme nii, 29 sekundit Sordole. Ja Sordo andis, või see Taka andis eile ja täna hommikul kõvasti aega ära, et see tänase esimese luubi see teine kolmas katse oli juba üllatavalt hea hoog isegi tegelikult peal, et see eilne ja tänane hommik pigem andis sellise tunde, et sealt ei tule mitte midagi, aga tegelikult hakkas hoogu üles korjama ja päris okei. Nii et kui ta sama hooga homme jätkab, siis on kindlasti see 6. koht võimalik sealt kinni püüda ja Sordo kätte saada. Nii et päris põnev saab see võitlus ka homme olema. Ja mõistliku selle rivistuse lõpetab Esa-Pekka Lappi 8. kohal. No natuke juba rääkisime Jaaniga, et ei tunne ennast ka üldse mugavalt selles Hyundai's. Ja ilmselt on ka see Monte ei tee seda asja kuidagi paremaks, et ma ei mäleta, et Lappi kunagi oleks öelda, et talle Monte jubedalt meeldib. Pigem talle meeldiks seda Montet sõita nendes väga lumistes oludes ja keerulistes oludes, kui praegu sellise pampi ja selline kurviline nagu ta on. Aga ma arvan, et Rootsis me näeme muud Lappid täiesti. Seal on ka stardipositsioon väga hea tal. Nii et ma arvan, et vaatame, mis Rootsis Lappi teeb. Las see Monte olla. Ja enne kui me läheme mehe juurde, kes 9. kohal on, siit on hea sujuv üle minna meie küsimuste voorule. No küsimusi ütleme nii, et palju meil 1, 2, 3, 4, 5, 6 küsimust avapäeva kohta vägev, no. On vägev. Ma loodan, et samas rütmis jätkame ja saame ka mõnus auhinda välja anda. See auhind on mul laua peal. Aha. See ei ole termotops, nagu ma välja reklaamisin. See on see termojoogipudel, mis hoiab siis seda jooki, mis sa sinna sisse paned sellel temperatuuril mingi aja. Kuule, see on veel lahedam. Delfi logo ei ole. No, saab ise joonistada peale. No väga uhke. Mul oleks endalgi sellist vaja. Võt, aga saada küsimus. Mulle ei anta siis midagi, ma arvan. Ei, sulle ei anta, jah. Aga küsimus siis või tähendab tähelepanek oli meil, hurjutati meid selle eest, et meil otse blogis, kui siin mõned mehed, kes ei ole sõda hukka mõistnud ja kes ikkagi jätkuvalt sõidavad selle riigi rahadega, mis hetkel korraldab, ütleme nii, et terroristlikku sõda Ukraina vastu, siis hurjutati meid sellest, et me seda trikoloori oma blogis eksponeerime. Jah, kahetsusväärne, aga kaitsen meie
meie blogimeest Kaspar Ruusi sellega, et ei ole me selle lipu oma kätekestega sinna kindlasti pannud. Kasutame meie, no ütleme kõigi, kogu rallimaailma uudiste head partnerit, kui neid niimoodi tohib nimetada, siis EVRC kuvatõmmiseid nendeks tulemusteks ja seal, kui meid juhtub kuulama mõni EVRC ka seotud inimene, äkki ta kuulab, siis Karli Pikk, ma loodan, et sa kuuled meid. Siis palun tegelikult ütle ka oma meestele, et kui nüüd ametlikult see härrasmees, keda Roland väga hästi teab, härrasmees ametlikult sõidab ju neutraalse lipu all ja tähekombinatsiooniga ANA, siis tegelikult oleks ilus ka EVRC-s ära muuta, et ma võin omalt poolt nii palju teha, et ma uurin asja. Uurime asja, siis äkki saame mingi mõistliku vastuse anda. Aga hakkame küsimuste vooruga pihta. Soovitad, Sander ütleb meile head uut ralliaastat. Tekkis küsimust eilset SS2 vaadates, kus oli siis triki koht. Kui kiiresti liigub ja kui täpselt suudavad sõitja pluss kaardilugeja, kui kiiresti liigub info ja kui täpselt suudab siis ekipaaž ära märgistada vastava koha. Jutt käib siis Kalle väiksest libisemisest, kus Thierry pani lihtsalt otse. Sõitjad jälgivad enne oma starti laivi, et saada infolt rajalt, kas nähtu põhjal suudetakse enam-vähem paika saada, kus see oli või ei pöörata sellele väga tähelepanu? Neville startis 3. kui ma ei eksi. Ei eksi, on ju? Ei. Järelikult ei olnud see reaalne, et Neville'ile see info olemas oli enne katse starti, sest katse ajal infot ei tohi jagada enam. Kui tohiks, oleks see reaalne. Kui on selline katse, et ka kaardilugeja saab selle info vastu võtta ja edasi kanda juhile või teha märge kuskil, see tähendab, et ka see katse peaks selline olema, kui seda võiks teha, aga seda ei tohi enam teha. Aga ei, kui Roompere startis esimesena Neville 3, siis ei ole võimalik, et tal see info oleks jõudnud enne starti. Siia vahepeale võtan ühe küsimuse, mis mulle täna päeval siin toimetuse peal koridoris esitati, et me oleme sellest muidugi 10 korda rääkinud, aga ei tee võib-olla paha korrata, see on natuke ka ohutusega seotud, et miks põlevad autol siis roheline ja punane tuli sel kõrval on seotud hübriidi ja sellega, et kui punane tuli põleb, siis hübriid on sellises olekus, et auto on pinge all ja ei tasu näppima minna, võib lõppeda väga kurvalt ja halvasti. Kui on roheline, lükake välja, aidake välja ja kõik need jutud. Just täpselt nii on. Aga veel nii palju sellest esialgsest küsimusest, siis kindlasti, kui see starti, ütleme, et Roompere ja Neville'i moment oli ära, siis sealt juba järgmised, kes veel stardis olid, said kindlasti selle info kätte ja tegid oma parandused ära. Neville'i jaoks bad luck lihtsalt. Jah, võib nii öelda, aga selles mõttes õnneks läks ju kõik hästi, et ei juhtunud midagi. Jaa, Sandril on siin veel mõned kommentaarid. Võtame teadmiseks ja ütleb meile Sander lõpuks nael kummi mehed, Sander. Väga hea. Nael kummi sulle ka. Jah, katuslemmi. Katuslemmi. Öeldakse niimoodi või? Jah. Et enne kui starti lähed, öeldakse. Jah, öeldakse ikka. Kodanik, kes oma nime ei ole avaldanud, aga peitub pseudonüümi Rockit taha, kirjutab meile nii. Tänak kinnitas, et Ford Puma Rally 1 ei ole keeruline auto ja kõige keerulisemaks teeb uue tiimiga harjumise see, et tal pole seadistusega põhja või baasseadistust. Küsimus on, mida kujutab endast auto baasseade? Kas igal sõitjal on autole individuaalne baasseade? Auto andis head tagasisidet ja reageeris hästi. Ütles siis Ott, et nii, et pean leidma lihtsalt seadistusega optimaalse tasakaalu ja maksimaalse jõudluse vahel. No sellest baasseadistusest me eile natuke rääkisime, siuke üsna lai mõiste, eks? Jaa, eks igaüks saab seda erinevalt mõista, kas see on siis nii-öelda Oti poolt, mis ta siis mõtleb, kas see on lihtsalt mingisugune kõige loogilisem seade asfaldi peal sõitmiseks, kus on hea vastavalt siis rallile edasi liikuda, seadistuse muutmist, või on see konkreetne varasem aasta Monte seade, mida siis see aasta sellega peale minna, sealt edasi vaadata, kuidas olukord on. Miks seda ei ole? Nagu eile mainisime, Hyundaist ei saa tuua üle seadet Fordi, nii et kuna Fordiga Ott sõitnud varem ei ole, siis nii on. Aga jah, igal sõitjal on kindlasti oma seadistus ja omad eelistused, kuidas auto käituda võiks, kas võiks olla alajuhitavam, ülejuhitavam, kui palju mingid klikke
keerata, nii et jah, see on igal ühel individuaalne. Karel küsib, tegelikult päris hea küsimus. Tere, kas te oskate öelda, kas peale Martini, Ilmamehe, Hannese ja Henri Rumbi on veel inimesi, kes liiguvad koos Tänakuga ühest meeskonnast teise? Ja vastame ennem sellele küsimusele, teil on veel küsimusi. On tal veel? Ma ei oska öelda, kas täna enam on, aga tal oli ju treener, ütle nüüd nimi, kui sa ei ütle, siis Tarmo Tiits. Just, käis ka kaasas. Treener, ma ei tea, tegi vist füsio ka, on ju. Et see, tema oli küll kaasas ka, aga kas ta enam on, ma ei ole kindel selles. Et, aga peale selle satsi vist kindlasti Gravel Crew on isiklik, et aga ei, ma ei oska öelda, rohkem vist ei ole. Mina mõtlesin siit edasi, et kas peale Oti teistel meestel ka käib oma treenerid, ilmamehed, asjad kaasas, pressiesindajad? Mitte igal mehel kindlasti. Ogiel, Nevillil? Neil võiks käia, aga ma arvan, et kui me võtame selle suurusjärgus, võtamegi need top 3, top 4 meest, siis tõenäoliselt nendel võiks käia, teistel mitte. Craig Breen täna just All Live'is, kes pani tähele, rääkis seal ja peale, äkki võis olla peale 6. katset, küsiti siis ka Craig Breeni käest, et kui paljud inimesed siis sinuga kaasa tulevad nüüd Fordist Hyundai'sse, siis tegelikult see vastus oli, et mitte keegi, ainult nemad. Et neil ei ole ka isiklikku ilmamees, siis, mis on Otil olemas ja see ongi olnud Oti soov, et siis ta võtab neid inimesed kaasa endaga. Teine küsimus on Karelile, et kas Monte naast on meie tänavarefi naastu suurune või on see erinev? See on erinev. See naast on vähe rohkem väljas. Ma ei mäleta nüüd täpselt peast, kui palju ta väljas on, aga see nael on kõrgem, jah. Nii et see ei ole päris meie naastref. Ja siis ta on ka nõus, et WRC2 võiks olla eraldi ülekannetega, nagu meile rääkisime, et seal on palju häid sõitjaid ja liiga vähe saavad nad telepilti ja nende sponsorid reklaami, mis on good point. Ja, muidugi. Et kust nemad oma reklaami muidu kätte saavad, eks? Absoluutselt. Nii, Draakon küsib meilt küsimuse, millele ma olen üritanud vastust saada, pole kahjuks vist veel saanud, kiirelt vaatan oma mailboxi. Küsimus on see põhimõtteliselt, et kas BetSafe podcast, mis YouTube'is enne rallit ilmus Kalev Kruusi ja teiste suurte ekspertide ma ei saa öelda sulest, nende suust. Kas seda enam ei ilmu? Tõepoolest ei ilmunud. Tahtsin küsida, miks ei ilmu, vaatame, kas Kalev läheb liimile. Aga meil on saate jooksul siin küsimusi veel tulnud. Aga kolmas küsimus, et Hardi tervitab meid. Toyota rekeautodel oli vahetatud juhipoolne küljepeegel väiksema vastu, kõrvalistuja peegel oli originaal. Miks see nii on? Päris hea küsimus. Ma isegi ei pannud tähele seda. Tahaks öelda, et ju siis ei ole suuremat vaja. Ja ära ei saa päris võtta, sest kohustus seda kanda on olemas. Et auto oleks tänava legaalne, nii et ma arvan, et seal ongi see põhjus, et nii-öelda visuaali tekitada juurde, seda pinda, mida sealt aknast näeb. Siis kõikide sisekurvide jaoks, et kui see originaalpeegel seal on, siis see hakkab häirima, aga tühjaks ka ei saa, et peab olema. No nii. Jarmo küsib, et kui hübriidi ajastu algas, siis olid suured jutud, et WRC-ga liituvad uued tiimid. Miks pole seda juhtunud või mis peaks WRC tegema, et uued tehase tiimid tahaksid tulla sõitma WRC-d? No see on ju tegelikult väga ära leierdatud teema ja kõik me oleme kuulnud, et WRC on täna nii kallis, hübriid on aegunud tehnoloogia ja kes peaks tulema WRC-sse? Hea küsimus, ega ei oskagi ise ka öelda, et kas täna mõnda autotootjat huvitab reklaamida hübriidtehnoloogiat esiteks. Teiseks, nende Rally 1 autodega on see sari nii kalliks läinud, kes see soovib sellist eelarvet siin alla taguda. Et eks see ongi põhiline põhjus. Et ma arvan, et FIA-l on nagu kõvasti tööd uute regulatsioonide tegemisel, et mis siis saab. Kui see 2024 vist on see või? Kui mingid muudatused tulevad, et kas tuleb mingi suurem muudatus või jätkatakse millegi sarnasega, et kui jätkatakse, siis kindlasti
hiljemalt siis ülejärgmine muudatus peaks olema midagi konkreetset sellist juba, et nagu see sari päästa, et kui kaua see niimoodi käib, loodame, et käib nii kaua, kui nii muudatused tulevad. Ja loodame, et muudatused ei lõppe sellega, et me elektriautodega siin. Jah. Hayden Padam muidugi on laheda elektriauto ehitanud ja lubas ka autole häält, nii et vaatame, äkki ta teeb ühe elektriralli auto ja siis selle järgi vaatame, kas kõlbab või kõlba. Ja, aga küsimus päris huvitav on tulnud Arvedilt nüüd kell 18.40, et räägitakse, et Ott on nüüd ju 4. eestlane Red Bulli nii-öelda perekonnas, aga mis seisus on Martin Järveoja? Tal on ju ka Red Bulli kirjadega kombe ja autol on kleepsud. On ta siis 5. eestlane meie suures joogifirmas või lihtsalt inglis keeles sidekick? Jah, see teine variant pigem, et ega kaardilugejatega ei sõlmita vist või? Ei, võib ikka. Ogieri kaardilugeja? Võib ikka, aga kuidas see nagu... See on hea küsimus tegelikult selles mõttes, et need lepingud on... Kui on ainult kiivri peal sul Red Bulli logo, siis on ainult nii-öelda isiklikult sportlase sponsor on, aga kui on auto peal juba kirjad, see tähendab, et tegelikult toetatakse meeskond, aga Lube on täis Red Bulli kirjad, sest me oleme näinud ju seda, et Red Bull on liikunud nii Citroeni tagant on ju olnud meeskonna sponsor, on olnud Fordil ka vist kunagi varem. Ja tegelikult ka kui Ogier M-sporti tuli ta ka tegelikult nii-öelda osaliselt meeskonna sponsoriks. Ma arvan, et ka täna on see teema tegelikult, et ta on küll ka Oti isiklik sponsor kui ka meeskonna sponsor, nii et see juba tähendab ka tegelikult seda, et on auto Red Bulli värvides ja on ka kaardluge Red Bulli värvides. Et kui seda ei oleks, siis me näeme neid sõitjaid ju väga palju, võtame enamus sõita tegelikult, kellel on ainult puhas kiiver peas ja kõik. Aga kui nüüd Ott peaks mingil põhjusel mingi ajutise kaardiluge korraga sõitma, siis talle saab ka Red Bulli kombe. Jah, selge, eks? Ma usun küll, jah. No nii, tänase saatega hakkame vaikselt kokku tõmbama. Ma ei tea, mis seal WRC2 saab juba hetkel ka kokku võtama. WRC2 kindlasti mainiks ära Solbergi tempo, et ta küll ei sõida WRC2, ta sõidab, ühesõnaga see ei lähe ta... No RC2, ütleme. Jah, see ei lähe talle punktiarvestusse, et ta on valinud muud rallit, mis lähevad punktiarvestusse tal, siin ta lihtsalt nii-öelda sõidab, et kätt sooja sõida. Ta on võitnud 6 katsest 5 täna ja ühel katsel oli teine kaotus 0,9 sekundit, nii et väga-väga kõva tulemus Solbergi poolt. Aga miks ta siis kokkuvõttes 1.42 kaotab? Sest oleks eile ref. Jah. Aga muidu on meil härra Krea siin seal ees, on ju, kes on kes on hoidnud tempot peal ja prantslased Rossel ja Lefebvre taga. Need kaotust vastavalt 29,7 ja Lefebvrel 46,7 sekundit, et teeb seal ees kõvad tempot, aga midagi jääb siis prantslaste puudu, ma ei tea, kas siis C3 Rally 2 auto on võib-olla ka grammik kehvem kui see uus palju kiidetud Škoda Fab, et ka võib see olla. Ja RC4 kategooriat, siin on üks lõpetaja alles selle katse finišis, et see selleks ajaks tavaliselt, kui me hakkame podcasti lõpetama, hakkavad siin vaikselt kõik finišisse jõudma, aga see Rally 2 nimekiri on lihtsalt niivõrd pikk, et palju õnne korraldajatele. Aga võib-olla veel enne, kui hakkame siin asju kokku tõmbama, räägiks kiiresti Robert Virvesest. Ilmus ju Kalev Kruusiga intervjuu. Ja kuulasin selle ära. Rääkisid, ütleme, kuidas me ütleme, tund aega jaotati siis pool eelmiste hooaegade teemadeks, teine pool tuleva hooaja teemadeks, et käidi üle see tee, kuidas meistriks tuldi. Seda ilmselt kõik teame, aga mis siis edasi saab. Ja seal siis oli välja öeldud selline esialgne kalender Robertil, mis siis peaks olema, ma nüüd loodan, et mul on peas need 6 rallit. Oli mitte nüüd järjekorras, oli Eesti, Soome, Rootsi, Sardiinia, Portugal ja siis see Kesk-Euroopa ralli. Kus Saksamaal on baas ja pannakse ka sinna lähiriikidesse. Just. Ja need on siis 6 rallit MM-il, mis ta sõidab ära. Ja siis on olemas Rally 2 Ford Fiesta, mis on soetatud Red Gray tiimi poolt talle nii-öelda toetuse korras, et millega ta saab sõita siin muid rallis, millega ta ka täna stardib Norras.
Ahah. nii et programm on väga uhke. Alles stardib või juba käib? Alles stardib, katse hakkab umbes seal tunni aja pärast vist. Aga rääkis ta, et Eesti etappidel ka või? Ei ole see veel paigas, aga kindlasti valitakse, ma arvan, see programm saab selline olema, et valitakse võimalikult mingi loogiline lahendus eelolevale MM-rallile, siis et see võistlustrass oleks piisavalt sarnane, et ka täna, miks Norra on ju, miks mitte, ma ei tea, jääda siin Otepääd või Alüksne rallit Lätis ootama, et kas toimub või ei toimu ja kas saab sõita või mitte, siis loogilisem lahendus on sinna Norra minna ja seal kindlasti teed on sarnased, mis saavad Rootsis olema. No aga mis võiks olla parem ettevalmistus Rootsi ralliks kui Otepää talveralli 4. veebruar? Jah, aga ma arvan, et ka see Norra kehv ei ole. Aga mis mulle nagu kõige rohkem sellist positiivset meeleolu sellest valmistas oligi see, et tal on nagu korralik meeskond taga. Tugi Redgree poolt, ka nõu ja jõuga finantsiliselt ka siis Ott Tänaku poolt, mis on ülioluline kindlasti tal ja selline korralik programm pannakse kokku, et MM-rallidele ei mindaks tühja panema, et nagu eesmärkidest rääkis, siis nii palju mainis ka, et selles konkurentsis, mis täna WRC2 sarjas on, et kindlasti ei hakka panema eesmärgiks mingit poodiumi kohta, aga hooaja peale katsevõite kindlasti võiks võtta, et selle kiiruse näitamine võiks olla pigem suurem eesmärk, kui poodiumeid püüda. Jäin sirvima Otepää talveralli registreerunute nimekirja, mis ilmselt ei ole veel lukus, eks? Ei ole, kindlasti ei ole. Siin on EMV1 on täiesti tühi, EMV2-st leiame Sergei ja Maria Ugeri ja MV3-st leiame, see on nüüd Horvaatia lipp või? Paraguay, Diego Dominguez Bejarano. Selline mees Uhke. On tulemas. Ei, kindlasti ei ole lukus. Siin on ju meil ju see Kaspar Kasari ka veel uue soetanud R5 auto, nii et Škoda Fab R5-ga Eestis sõitmas. Ja. Joosep Ralf Nõgene, Alex Lesk, EMV4 kirjas. Ei. Sinna tuleb kindlasti, nii et ma usun, et ka see Otepää saab päris vägevale vaadata. 4. veebruar siis hakkavad seal võistlused pihta ja üks päev kestabki. Aga kõik vist tänaseks? Jaa, veel nii palju, et tänud kõigile, kes WRC Fantasy... Jaa, palju meil on seal? 146 liiget juba. Väga lahe. Esimese päeva kohta paha vist. Et seekord kõik, kes te praegu kuulate, tahate liituda, et siit enam tulemust teha ei saa, aga ei ole hullu. Teeme siis enne Rootsit jälle kindlasti, jätkame sellega terve hooaeg. Küsisin fännilt, kes meid sinna kutsus, et mis siis juhtub, kui Rally 2 auto peaks 5. kohale tulema, siis arvestus käib ikkagi Rally 1 autode järjestus, et kui ma ei tea, Sordo saab seal 6. koha ja Gräzin 5., siis ikkagi Sordo on selles meie ennustuses 5. Jah, ja kui keegi pelgab, et me siin oleme jube targad ennustamises, siis ei ole. Mina olen 52. hetke seisuga. Nii et ei ole üldse hästi siin läinud. Kas sa näed meie Kaspar Ruusi ennustus ka või seda on liiga kaua otsida? Ma näen, aga päeval ma vaatasin siis Kaspar kuskil väga taga. Aga vaatame, kus ta hetkeseisuga on. Aga mis ta on pannud, loeks sellega ette, saate? Kuule, ma isegi ei leia, läheb kiireks. Ma isegi ei leia Kasparit praegu. Jaa, igatahes nüüdseks, kui te seda kuulate, on ka Ott Tänaku intervjuu loodetavasti Delfi Spordis väljas. Kindlasti leiate sellega ralliblogist, kui teil see on lahti jäetud, soovitan jätta. Homme läheb jälle edasi. Läheb edasi, mis meil homme on 3. osa, jah, nii-öelda. Just nii. No meestel on muidugi varajane äratus. Seal kohaliku aja järgi 5.56 peab juba olema esimene mees servisis. Kes meil on esimene mees? Jah, mis sa arvad? Lappi. Ei ole, Serderiidis. Jah. On ikka, on ju? Jah, peaks olema küll. Jah, Serderiidis, jah. Serderiidis, siis Lube. Oota, Lube kukkus tahapoole, nii et Lube alustab. Lube, Serderiidis, Lappi. Just. Ja Ott tagantpoolt. Tagantpoolt 4. ehk siis 6. Aga katseteks läheb Eesti aja järgi 9.24 ja homme hakkame ka salvestama, mis me panime siin. Kogenumisaja 20-30, midagi sellist. Jep. Sest viimane katse hakkab 19.23. Küsimusi ootame ja parim küsimus saab nädalavahetuse lõpuks endale ühe toreda termo joogitopsi.
ma ikkagi tulen Pudeli. siia kontorisse homme, otsin emale ka ühe äkki veel. Äkki ma leian kuskilt nurga tagant. Jaa. Aga aitäh kuulamast ja kena õhtu jätku. Jah, homseni. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärista mõnuga, sest Metapo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele varguse vastase kaitse. Metapo full service ainult Stokkerist.